mõistekaardi loomise keskkond, tekst 2 mind mapp. See on lihtne mõistekaardi keskkond, kus ei ole vaja kasutajat luua. Asub ta siis aadressil text2mindmapp.com. Sisenedes vajalikule aadressile leiame kõigepealt tervituse ja seejärel 3 tähtsat töökäiku. Kõigepealt öeldakse, et kui sa trükid oma märksõna vasakul olevasse kohta, siis iga rea tekst läheb erinevasse pessa. Kui tahad tekitada taandrida, kasuta tab-klahvi. See on siis 2 vastassuunas mineva noolega klahv, mis asub klaviatuuri vasakus servas. Või siis kasutad ekraanil vastavaid nuppe. Sellega nüüd alustad sa üleval oleva märksõna hargnemist. Kui sa vajutad aga trav mind mapp nupule, saad näha, kuidas sinu mõistekaart hargneb. Ning vajutades nüüd OK klahvile, näemegi siis tekst 2 mind mapp avalehte. Siin on nüüd tehtud alla kõigepealt märksõnadega aasta ja kuude ning ka aastaaegade märksõna skeem. Põhiliseks märksõnaks, mis siis hakkab jagunema, oleks siis aasta. See jaguneb kõigepealt siis 4 alateemaks. Need on siis suvi, sügis, talv ja kevad ning need aastaajad omakorda jagunevad siis veel 3 alateemaks. Need oleksid siis iga aastaajale vastavad kuud. Nüüd seesama märksõna skeem on siis pandud kirja ekraani vasakus osas. Kõige üleval ongi siis see keskne märksõna, mis üldse hargnema hakkab. Ehk siis mõistekaart oli aastast ja see algab kohe vasakust servast. Kui te mäletate, siis aasta jagunes siis 4 aastaajaks. Ja nüüd te näetegi, kuidas need aastaajad, talv, kevad, suvi ja sügis on siis vasakust servast 1 taandrea võrra kaugemalt alanud. Talv omakorda hargnes 3 talvekuuks ja te näete nüüd, kuidas need 3 talvekuud algavad veel 1 taandrida vasakust servast kaugemale. Sama siis kevadkuude juures, suvekuude juures ja sügiskuude juures. Nagu juba nägime ja kuulsime, võime me hakata oma mõistekaarti siin samas vasakus servas kohe sobivaks tegema. Võtame näiteks teemaks taimed. Mõistekaart teemal taimed. Peamine teema siis läheb kõige vasakpoolsemasse serva ja trükin selle suurte tähtedega. Taimed. Nüüd meie mõiste taimed hakkab siis hargnema
4. Kõigepealt paneme siia puud. Nagu sa näed, siis me asume ühe taandrea kaugusel vasakust servast ja ma kasutasin nüüd ka veidi teistsugust trükkimisviisi. Algas suure tähega, edasi juba tulid väiksemad tähed. Nii, mõistekaart taimed jagunes siis meil puud, põõsad. Nüüd edasi tulevad puhmad. Nagu sa nägid, kustutamisega oli ta väga tundlik, läks mul kohe vastu vasakut serva, kuid ma ei tohtinud unustada, et ma tahtsin, et joon tuleks välja mõistest taimed, see hakkaks jagunema ja sellepärast tegingi siis kohe taandrea. Ning ka viimaseks hargnemiseks paneme rohtaimed. Nii, ja nüüd, kuidas siis hakkab mul see välja nägema? Nagu alguses oli kirjutatud ja öeldud, vajutades siin all vasakul olevale kirjale Trau mind mapp, muutuski nüüd meie mõistekaart selle võrra, mida me juba ära trükkisime. Nagu näed, nüüd on siis keskel meil meie peamine mõiste, mõistekaart, taimed, mis siis jaguneb 4: puud, põõsad, rohtaimed ja puhmad. Just nii, nagu me seda soovisime. Nüüd aga tuleks meil siis oma mõistekaarti edasi hakata tegema. Ja kõigepealt võtame siis puud ja teeme nendega siis hargnemist edasi. Nagu sa tead, puid võime siis jaotada lehtpuud ja okaspuud. Nii, kuna nagu rohkem siin jaotust ei ole, muidugi on meil olemas veel ka näiteks viljapuud, kuid need juba siis kuuluvad meil lehtpuude alla. Seepärast ma lihtsalt selle rea kustutan ära. Nii, lähen põõsaste jaotamise juurde. Põõsad võin ma jaotada marjapõõsad, siis tahab mul ära minna siit oma õige koha pealt, võtame ta uuesti. Ilupõõsad. Vaatame, et ikka õige koha peale läheb. Kustutamisklahviga saimegi nüüd ühe astme ettepoole tulla. Ja nüüd võtaks siia metsapõõsad. Nii, nagu sa näed, need hargnemised teisest järgust siis edasi tulid siis juba 2 taandrea kaugusele vasakust servast. Vahepeal, kui tahad oma tööd vaadata, vajuta jälle Trau mind mapp ja sa leiadki üles, kuidas on meie mõiste puud jagunenud ja meie mõiste põõsad on jagunenud. Nüüd, et oleks igal tasemel veidikene teistmoodi seda trükitud, siis seekord siin 3. tasemes ma kasutasin siis ainult väikeseid tähti. Nii, lähen edasi puhmaste jaotamisega. Kuna siin ma ei oskagi neid enam kuidagi liigiti jaotada, siis võin juba minna päris nende näideteni. No, mis puhmaid me siis
teame, näiteks pohl, kanarpikk, mustikas. Nii, ja olemegi nüüd jõudnud edasi juba rohttaimede jagunemiseni. Ja rohttaimeid võime jaotada näiteks lilled. No, tahab jälle vägisi oma koha pealt ära minna. Paneme köögiviljad. Ja nüüd vaatame, et ta kindlasti selle tabeldusklaaviga oma õige kohani läheks. Muidu vastasel korral ta lihtsalt ei hakka meil õigest kohast välja tulema. Ja paneme siia veel umbrohud. Nii, ja